Vaat seda. Või meeldib sulle hoopis see? Vaata, mulle isiklikult meeldiks eriti see. See on praktiline. Aga mis on neil kõigil ühist? Need töötavad elektrimootoriga. Aga kuidas elektrimootor töötab? Kõlab nagu midagi väga keerulist. Uurime koos. Eelnevalt tead, et elektrivoolul on 3 toimet. Soojuslik, keemiline ja magneetiline. Magneetiline toime tähendab, et iga kord, kui tekib elektrivool ehk laetud osakestes suunatud liikumine, siis tekib ka magnetväli. Eelmises videos tekitasid püsimagnetis pöörlevad elektronid magnetvälja. Täpselt samamoodi tekib magnetväli, kui elektrijuhtmes tekib vool. Ainult seal liiguvad laetud osakesed kindlas suunas. Kuulge, aga proovime järgi. Ma tekitan selles juhtmes elektrivoolu ja vaatan, kuidas suudab see neid kirjaklambreid enda poole tõmmata. Ei õnnestu eriti. Siin on üks hea nipp. Kui ma võtan näiteks sellise raudnaela, mille peale ma olen kerinud kõvasti vaskjuhet ja siis tekitan selles vaskjuhtmes voolu. Proovime. Peaaegu töötab. Kui ma teeksin seda natukene korralikumalt ja keriksin neid juhtmekeerde natuke rohkem, siis ma saaksin sellise asja. Proovime. Seda nimetatakse elektromagnetiks. Iga üksiku juhtmekeeru poolt tekitatud magnetväljad liituvad ja lisaks see rauas südamik hakkab ka käituma nagu magnet. Elektromagnetis on vooluga johe keritud ferromagneetilisele südamikule, näiteks mis on valmistatud rauast. Kui muudame voolu tugevust või voolu suunda, saame muuta elektromagneti tugevust ja magnetvälja suunda. Vooluga juhtme ümber tekib magnetväli, mille mõju kirjeldavad jõujooned on kinnised kõverjooned. Vooluga juhtme ümber oleva magnetvälja suuna määramiseks on mitu head reeglit, näiteks parema käe haaramise reegel. Kui kuskilt postist või näiteks juhtmest kinni haarata, siis jääb pöial näitama voolusuunda juhtmes ja ülejäänud näpud näitavad magnetvälja suunda. Minu lemmik on aga huulepulga reegel. Kui huulepulka lahti keerata, siis voolusuund juhtmes on sinna poole, kuhu huulepulga ots liigub. Ja keeramise suund näitab magnetvälja jõujoonte suunda. Sama reeglit saaks sõnastada kui ka kruvireeglit või pudelikorgi reeglit või mis iganes veel võiks sobida. Vooluga juhtme ümber on kindla suunaga magnetväli. Magnetite üks oluline omadus oli, et erisuunalised poolused või magnetvälja tekitajad tõmbuvad ja vastassuunalised tõukuvad. Aga kas see siis tähendab, et vooluga juhtmel peaks magnetväljas mõjuma ka tõmbe või tõuke jõud? Täpselt. Mul on siin palju johet keritud sellisele rõngale ja see on pandud U-magneti vahele. Kui ma tekitan selles juhtmes voolu, siis see tõukub siit U-magneti harude vahelt välja. Kui ma tekitan teistpidi voolu, siis see tõmbub siia U-magneti sisse. Tore katse, aga mis sellest kasu on? Aga kui mul oleks selline juhtmeraam ja see oleks pandud hoopis nii magnetipooluste vahele, siis ühele poole hakkab mõjuma jõud ülespoole ja teisele juhtmeraami poolele hakkab mõjuma jõud allapoole, sest seal on vool täpselt vastassuunaline. Need jõud pööravad juhtmeraami, aga kui see on pöördunud veerad pööret, siis see jõud enam seda raami pöörlema ei pane, vaid proovib seda laiali tõmmata. Mis saab siis edasi? Juhtmeraamis tuleb voolusuund muuta täpselt vastassuunaliseks. Siis mõjuvad need jõud teisele poole ja juhtmeraam pöörleb edasi. Kui me jõuame nüüd jälle poolpööret ära teha, siis tuleks uuesti voolusuunda muuta ja raam jääbki pöörlema. Jah, see pöörleb ebaühtlaselt. Aga kui nüüd lisada siia neid juhtmeraame juurde ning ka voolu tekitamiseks selline poolrõngastest harjaste süsteem, siis oleme saanud töötava elektrimootori. Umbes nagu selline mudel siin. Sellel mudelil on hästi näha, et juhtmeraam on 3, 1, 2 ja 3. Ja nende klemmide ja harjaste süsteemi abil on vool korraga ainult selles juhtmeraamis, mis on magnetite vahel selliselt, et jõud paneks raami pöörlema. Magnetite asemel on siin 2 elektromagnetit nende juhtmepoolide näol.
Ühendades selle patareiga hakkab see pöörlema, aga see pole võib-olla kõige praktilisem. Aga see mudel, see on juba nagu päris mootor. Siin on igal juhtmeraamil oma raudssüdamik, et magnetvälja mõju oleks veelgi suurem ning juhtmeraame on kokku mitukümmend. See on nii raske, kuna siin on lihtsalt nii palju vaskjohet ja rauast südamikke. Aga elektrienergia kogus, mida see mootor suudab muuta mehaaniliseks energiaks, on võimas. Need siin on lihtsalt mõned näiteid, aga erinevaid võimalusi ja suuruseid, kuidas elektrimootoreid ehitada on palju. Algatades mõnest vatist, lõpetades paarisaja vatiga kuni mitme tuhande vatini välja. Ja see kõik saab alguse ühest ja samast asjast. Vooluga juhtmele mõjub magnetväljas jõud. Võtame kokku. Vooluga juhtme ümber tekib kinniste kontuuridega magnetväli, mille suunda saab määrata näiteks paremage reegli abil. Elektromagnet on vooluga johe, mis on keritud näiteks rauast südamikule, kus iga juhtmelõigu magnetväli liitub ja nii saab tekitada väga tugevat magnetvälja. Vooluga juhtmele mõjub magnetväljas jõud. Elektrimootor on seade, mis muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks. Elektrimootoris on pöörlevad vooluga juhtmeraamid, mille paneb pöörlema magnetväljas neile mõjuv jõud. Said kõigest aru? Väga hea, tõmbame juhtme välja.